Okei. Nii nagu alati, ma tiksusin lapsemure foorumis, lugedes imelisi muresid, nagu näiteks: tere, olen 12-aastane poiss ja minul on mure kehalise kasvatuse õpetajaga. Me kutsume teda onu Leoks. Lugu selline, et tegime vahetunni ajal kooli nurga peal suitsu. Ta tuli ja pani meile lõuga ja võttis suitsud ära ja tegi lõpuni. Tahaks nüüd oma pakki tagasi saada, kas peaksin direktori juurde minema? Ette tänades Armin. Sellist kvaliteeti lugedes ma jõudsin kuidagi, te teate küll sinna DIY videotesse YouTube'is, mida inimesed vaatavad meelelahutuse pärast, aga keegi päriselt kahjuks ei analüüsi ega pööra tähelepanu neile. Aga jah, selles videos ma viskan pilgu peale sellistele videotele, analüüsides neid ja tead küll, välja toodes massiivset loovust ja geniaalsust, et tuua välja selliseid teravaid ideesid. Tunnen nagu sellised loojad, need DIY YouTuberid, ei saa piisavalt tunnustust ja see on ausalt öeldes natuke kurb. See toob pisaraid mu silmadesse. Aga enam ma ei viitse neid aidata ja hüppame kohe videosse. Ta näeb välja, nagu ta tegi halvima otsuse oma kogus elus. Ma mõtlen nagu, kes türa reaalselt lõikavad oma juuksed 5-minutilise DIY video jaoks. Congratulations. You played yourself. Nii et ta reaalselt praegu lõikas tüki oma juustest, ainult et hiljem lõigata teine osa originaalsest juuksetükist, mida ta juba ennem lõikas. Ma mõtlen nagu, miks ta ei lõiganud suuruse, mida ta reaalselt vajas? Okei siis, nii et ta läks läbi kõige selle sita, et teha kuradima meikimisharja silmavarjude jaoks. Nagu ma mõtlesin, et sellised DIY lifehacki videod pidid tegema elu lihtsamaks, mitte raskemaks. Esiteks, kes türa paneb Pepsisid Pringlipurki, et ainult nad panna su külmiku küljele? Ma olen nagu praegu reaalselt nagu segaduses, aga tead mis? Ma olen võimeline sellisele anda võimalus ja vaadata isegi edasi. Ma olen siiamaani segaduses. Miks? Reaalselt, miks me paneme Pepsi purke Pringlisi purkidesse? Kas see on, jah, see on lihtsalt üks sellistest asjadest. Paned riisi väikesesse klaasikesse. Nüüd paitad riisi, et teha kindlaks, et sellega on kõik korras. Paned muna selle paitatud riisi peale ja tead küll, paned ühe mõnusa patsu. Pane üks hea latakas. Nüüd hakkad puhastama munakoort. Jaa, mina aina sügavamale. Ja kui sa oled seda teinud, siis tuleb ainult võtta muna ja kallata välja kõik väikesed lihakesed. Siis võtta natukene riisi ning puistada seda sinna sisse. Panna mõnda müsteerilist vedelikku sisse ja siis vola, vaata kasvub pealt. Vau! Sa just raiskasid oma fucking elu. Sa raiskasid peaaegu 2 tundi oma elus tehes sellist sitta. Nagu reaalselt, kuidas see on mingi lifehack? Kas keegi saaks mulle öelda, kuidas see on kuradima lifehack? Nagu miks me paneme katkiseid mune riisi peale ja kasvatame taimi nendest? Kuidas see on mingi lifehack? Vau! Nii et tal on haav sõrmel. Lifehack selle jaoks. Vaatame, mis ta selle jaoks teeb. Vau! Ma poleks kunagi tulnud selle peale, et kasutada plaastrid. Vau! Ta on mingi next level pasal. Vau! Vot siin tüübis. Panna plaaster oma vigastatud sõrmele. Ei! Kes kurat tuleks selle peale? Nagu see on mingi next level, 200 IQ, Einsteini tüüpi siit. Sul peaks kindlasti olema arusaam teoreetilisest relatiivsusest ja evolutsioonist, keemiast ja füüsikast, et tulla sellise vapustava idee peale. Make it easy. See iroonia selles lauses. The blue-eyed girl likes bananas very much. Maybe she used to be a monkey in her past life. Nimelt sellepärast, et talle banaanid meeldivad. Ta pidi olema ahv oma eelmises elus. Vau, kui imeline sellest kommentaatorist. Kus türa ta on? Ma ei näe teda kuskil. Miks ta ei saaks olla mingi lind? Miks ta ei saaks olla mingi nahkhiir või mingi elevant või mingi putukas? Sest kõik need olendid armastavad ka banaane. But I have invented the way to make her day. I will make a special banana holster for her. Okei. Ma pean siin pausile panema. Kuhu ta siin sellega jõuda tahab? Eriline banaani hoidja. Nagu kes mõtles, et see on mingi imeline idee? Selgelt mitte tema, kuna ta on ainult näitleja selles videos. Kindlasti on mingi mastermind selle video taga. Tulles nende imeliste ideede peale. Ma tahan teada, kes? Kes on see tüüp või grill? Ma ei proovi olla siin, tead küll, mingi seksist.
naised võivad kahtlased ka olla, aga mitte nii tihti. Okei, kaldun teemast. Attach the holsters to a belt and put it on top of your jeans. Sa teed nalja, on ju? Legit, päris banaanihoidja. Tead mis, ma usun, et see on täitsa võimalik. No tead küll, sul on seal massiivsed banaanisõtlased, kes lihtsalt ei suudaks hakkama saada ilma ühe banaanita iga tund. Tead, mõned inimesed tahavad saada sellest vitamiin D-d või oli see vitamiin A? Pole kindel. Aga jah, ma näen vähest praktilisust selles banaanihoidjas, see isegi kõlbab kasutada teistes olukordades, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Are you bored? Jah, suht igav vaadates seda videot. You can always take a selfie. Ei, mul on kõik hästi, aga ma jätan selle asja selle tüdruku juurde siin videos. Tead, ta näeb välja nagu ta veedaks fantastiliselt aega. I have a hankering for ice cream, but the only thing I have at home is bananas. Jah, ta näeb täiesti läbi põlenud seest banaanide pärast. Ja ma näen, miks ta on nii või naa sunnitud tegema seda videot. Sa lihtsalt vaatad nendesse silmadesse ja sa juba näed seda valu ja kurbust. Kõike seda tahet ja kahetsusväärsust, et ta ei purustanud ja ei hävitanud kõik need banaanid varem. Jah, ma vean kihla, et sellepärast ta ongi nii kurb. A bunch of bananas is quite heavy and comfortable to serve as a dumbbell. Lift it and build up your arm muscle. Sa tahad öelda, et nad reaalselt lähevad üle piiri ja minnes veel kaugemale, kasutades banaane treeniobjektid. Selle asemel, et kasutada tavalist hanklit, nad otsustasid kasutada banaane selle asemel. Tead, see on küll üks vahva lifehack. The banana phone holder. Put your phone onto a big bunch of bananas as if on a phone holder. Wow, nüüd nad kasutavad banaane telefoni hoidjana. Jällegi, see on üks fantastiline idee. Mastermind selle kõige taga on üks kuramuse geenius. Targem kui Einstein, targem kui Shakespeare ja kõvasti targem kui Stephen Hawking kunagi oli. The bananas free your hands and make the watching of the video more comfortable. Jällegi sa näed valu, piinavust olles nendes banaanivideotes. Aga ei, ta teenib valuutasid selle pealt ja ma usun, et ta otsustas kannatada seda valu ja minna läbi selle. Hiljem selle ööl ta läks koju ja nutis end magama, daamid ja härrad. But she invents a way out. She sticks bananas into her ears to protect from the wrong notes. Miks me topime banaane kõrva nüüd? Et kaitsta end valede nootide eest. Palun ära ütle mulle, et see on mingi sorti earplug, aga ainult banaani versioon sellest. Ma väga loodan, et me ei jõua sinna, sest kui me jõuame... Phew, it's such a relief. Okei, me siis ikka jõudsime sinna. Wow, miks ma ei tulnud selle peale varem? Reaalselt, ma tunnen end väga halvasti, kuna see on nii lihtne konspekt, aga ikka mingit moodi, keegi pole selle peale tulnud. Huvitav, miks? Kindlasti efektiivsus banaani earplugides on täielik kunstiteos. Meie nagu ühiskond võiksime võtta need leiutised ja panna nad oma inimeste muuseumisse. If you want to plant a cactus into a new pot, it stings and doesn't let itself be caught. Yeah. Then a banana comes to rescue. Banaan tuleb appi. Ma pole üldse üllatunud. Banaanid on väga unikaalsed individuaalid. Ma olen üllatunud, et need tüübid pole veel alustanud suhtlemist meiega. Put the banana peel on the cactus and take out the prickly plant. Vau, mida vittu? Jällegist puhas kunstiteos. Vau, ei mingid aiakinded. See on primitiivne tööriist minevikust. See on vananenud. Me jõudsime nüüd banaanikoorte juurde, sest see kindlasti saab töö tehtud kiiremini ja lihtsamini. Tundub, et meil on järjekordne imeline idee. Näeb välja nagu makaroni tüüpi plastik kinnitatud hambaharjale, et suunata veevoolu selle meie suu. Ei mingi korda me enam ei aseta oma suud kraani juurde. Enam ei kasuta kruuse ega käsi. Meil on uus leiutis meie kätes. 2018 lihtsad häkid, mis muudavad su elu. 17 miljonit vaatamist. Wow. 123 000 laiki. Okei, see võib olla parem kui need teised. Okei, meil on siin taldrik, mis on plastikuga kaetud. Huvitav juba, taldrik kaetud plastikuga. Meil on siin toitu, tead küll see inimeste toit ja nüüd seda toitu pole. Wow! Kas teie saite aru, mis just juhtus? See on räme next level sitt. See on kõvasti parem kui need banaanid. Mida vittu? Kuula, ma võtan oma aja, et seletada seda teile, kuna see on üks väga raske konspekt, et aru saada. Nimelt, nad võtsid taldriku, nad panid plastiku ümber selle, on ju? Nad panid oma toidu selle kohale, mis nägi välja nagu täielik pask, aga suva see. Nad sõid oma toidu ära ja kui nad lõpetasid, tead mis nad tegid? Nad tõmbasid plastiku otse selle alt ära. Vola, uhius taldrik, see on viis, kuidas hoida enda taldrikuid uhiuena igavesti. Enam pole vaja osta plastiktaldrikuid ega neid ülejäänud säästukaid poodides. Ei,
ei mingit kasu nendest. Lihtsalt pane plastik üle oma taldriku ja nii lihtne ongi. Vau, ma arvan, ma reaalselt vajan uinakut peale sellise pasa vaatamist. Aga jah, ma näen teid tüüpe hiljem.